Jätkame siis siit, kus eelmine kord pooleli jäi. Asusime siis värvi peale kandma. Kapott on tehtud. Kapotid on päris palju. Uksed on tehtud. Lisaks tegin ka ukse vahed ära. Kõik siis nii-öelda uksepostid ja lävepakud. Ja muidugi uste sisemised küljed ka. Sest muidu ainult väljast teha on see ikka räme hardcore. Kui teed ukse lahti, vaatab vastu mingi totaalselt teine värv. Aga on täpselt sama lugu. Siin on väga ei taha näppida. Värv on üsna värske. Aga tõestused siin on ka kõik sinine. Ustel ei ole lukke ega asju külles, sellepärast nad nii lihtsalt liiguvad. Nii, siit lähme vaatame edasi. Siin pool autot, mis me näeme. Bensuluugi kruvisin ära. Siis saab siit ka kõik ilusti alt ära värvida. Ei teki ka siin kahtlaseid momente, kui luuk avada. Siin pool on sama lugu. Kõik uksepostid, lävepakud, kõik asjad sai ära tehtud. Enne seda tuli muidugi kõik plastmassid, uksetihendid asjad ära lammutada. Küljest ära võtta, siis oli võimalik paigaldada siia ilusti küle ja see kinni teipida. Ai, siin on üks koht veel, mis on läinud lappama. No proovime seda ka pärast päästa. Endale nagu hullult meeldib see sinine värv. Ma ei tea, mis te ise arvate, võite kommenteerida. Aga ise väga rahul. Ja kirsiks tordil tekkis kapoti peale siukene mõnus lärakas. No, sellega on vähe keerulisem välja lihvida või poleerida, aga ma ei tea, ju siis peab olema. Millest ma üldse rääkinud pole on stanged. Nagu eelmises videos näha, siis originaal oli katki. Tagumise võtsin ma ka ära. Need enam autole külge tagasi ei lähe. Asemele lähevad siis taha läheb S2 stange ja esimene läheb Audi Coupe oma. Vahepeal olen natuke siis kilesid ära arvutanud, et auto meenutaks juba autot. Nüüd, kus on eri värvid näha, on kontrastid juba silma torkavad. Mõni asi on tumedam, mõni asi heledam. Ühesõnaga ma juba väga ootan, mis siit kokku tuleb. Nüüd järgmisena peakski nüüd siit selle ukseküle ära kangutama. No, isegi sussid on sinised. Peagi uusi ostma. Kohe ilus vaadata. Uksepost ilusti klapib kerevärviga. Seest on auto hetkel nagu sealaut. Aga kuskile tuli need asjad kõik mahutada. Eks nad järjest lähevad kõik tagasi autole külge ja siis saab platsi puhtaks.
Nüüdseks olen siis kõik teibid ja kiled eemaldanud. Panin tihendid ka tagasi. Nüüd on ilusti näha. See on siuke väike sinine jupp. Siin on ka kahe tihendi vahel on kere värvi ilusti. Need on siuksed väiksed asjad, aga minu jaoks on oluline. Väljast ilusti teip ära võetud. Tulid kõik iluliistud välja. Siin on ka ilusti tihendid paigas. Tihendid peaks silikoonõliga ka üle tegema. Siis nad oleks veel ilusamad. Juhtmed panin puusta sisse tagasi. Välja arvatud ainult juhiuksel, sest seal on üks probleem. Nimelt lahti võttes selgus, et siin on mõned juhtmed katki. Ja samas see on tüüpiline koht, see uks saab kõige rohkem vatti. Et saan need siis ära parandada. Ja pärast seda saab siis panna ilusti kummirüüga tagasi. Nüüd olen jõudnud järjega siis auto taha. Siin sai siis külge pandud see paneel, mida ma ühes osas näitasin. Selle sobitamiseks tuli seda luugilinki, mis siin nuka taga on, lõigata. Ja natuke tuli ka lukkude vardaid timmida, et nad hakkaks nagu varem võtma. Kuid nüüd kõik ilusti toimib. Võistan käe siia vahel. Avaneb. Kõik on hea. Kinni jääb ka. Ja bremsupaagi ümbruse värvimine tuli ka välja. Mis on värvitud ja mis ei pea olema, on värvimata. Aga nüüd tuleks uksed paika timmida, tiivad külge panna ja siis juba stangede kallale asuda.